Küsitlus, mis mind seob Eestiga. Kokkuvõte. Autorid on Karl Kivi, Markus Mesila, Evelin Vatsveld, Karl Vatsveld. Juhendajad, õpetajad Anne Pildre ja Margit Lindau. Veebruarikuu on meie koolis teaduskuu ja 24. veebruar on Eesti Vabariigi sünnipäev. Meie klass viis läbi küsitluse ja tegi selle tulemuste kohta esitluse. Esitasime kaasõpilastele küsimuse, et mis mind seob Eestiga. Küsitluse eesmärk oli teada saada, mis asjad on õpilastele Eesti juures tähtsad. Õpetada lastele, et meie oleme uhkusega eestlased. 1. kuni 3. klassi õpilased vastasid koos õpetajaga, sest nad ei osanud seda veel päris ise teha. Nad kasutasid õpetaja abi, mida oma klassiga koos kirja panna. 4. kuni 9. klassi õpilased vastasid iseseisvalt. Vanemate kooliastmete õpilased oskavad ise paremini väljendada oma mõtteid eesti keeles. Me lugesime ja analüüsime vastuseid. Vastajaid oli 92 ja vastuseid kokku 179. Lugesime kokku 1. kuni 9. klassi õpilaste mõtteid, panime need tabelisse kirja ja seejärel tegime diagrammi. Me saime kokku 10 olulisemat teemat. Mis mind seob Eestiga? Emakeel, sest ma räägin eesti keelt. Vastuseid 35. Ma elan siin. Olen Eestis sündinud. Vastuseid 34. Siin on minu pere, minu esivanemad, sugulased ja tuttavad. Vastuseid 28. Ilus, puhas, loodus, metsad, loomad, Karujärv. Vastuseid 22. Mind seob Eestiga vabadus, isamaa, oma riik, lipp, vapp, traditsioonid, pühad, politsei. Vastuseid 15. Kool, kus on emakeelne haridus. Saan hea hariduse. Vastuseid 14. Sõbrad, head kaaslased. Vastuseid 10. Eesti inimesed, kes on targad, uhked ja rõõmsameelsed. Siin on tublid sportlased, teadlased, arstid, kirjanikud, muusikud. Vastuseid 10. Olen eestlane. Vastuseid 7. Hobid, millega tegeleda koolis ja väljaspool kooli. Vastuseid 6. Meie mõtted kirjandist, mis mind seob Eestiga. Eesti on jah tore koht, kus elada vabalt, omaette rahulikult. Eesti Vabariik on õige koht, kus elada. Eesti keel on meie emakeel, mida tuleb hoida ja edasi kanda ka tulevikus. Eesti keel on meie sünnikeel. Eestis on hea elada nendel, kes on ausad, töökad ja vastupidavad inimesed. Siin on väga head arstid, kes oskavad alati aidata. Koolis tegelen ma oma hobidega, näiteks noorkotkad. Seal ma õpin riiki kaitset, püssi laskma, distsipliini, kombeid ja see kõik valmistab mind ette tulevikuks. Täname kuulamast!